ja vlogmas number 2 said lähenevaid pühi kõigile, ka sellel videol on väike toetaja ja kui te lähete nende juurde, siis saate osta selliseid ägedaid Discrafti kettaid ja see Glow Zone, helendav zone, läheb kõigi teie vahel loosi, kes te ostate enne 24. detsembrit siis Sportify lehelt endale ketta. Ja sellistel pimedatel aegadel, nagu me praegu siin oleme, on hea omada ühte helendavat ketast. Ja noh, üks zone kulub niikuinii igale ühele kotti ära ja näiteks mul on siin üks Prodigy A3 vist või A2 ja ikka on hea, kui sul on mingi stabiilne helendav lähenemisketas olemas ka pimedal ajal. Nii et see zone võib olla sinu. Kui tahate pimedas mängida, zone üks kõige enim kasutatud lähenemisketas ja uus helendav plastik ka. Tasub proovida, 173-174 grammi. Nii et aitäh Sportify'le toetamast, aga meie oleme täna Männikul. Ja Männikul on uus talvine layout, mina pole seda kunagi mänginud. Hakkan minema ja võttes selle telefoni siit niimoodi pihkus, ma ei ole üksi. Tere Juss! Tervist, mina jälle siin. Väga hea, Järverajalt mäletad, Juss oli Järverajal ka. Kuidas siis vahepeal vorm muutunud on? Vorm läks vahepeal päris heaks, avastasid üks asja nagu diskitrenn. Aga siin oli nüüd nädal aega haigust ja nädal aega öösiti töö tegemist. Vabandused ühesõnaga. Vabandused jah, vaatame, mis sellest välja tuleb. Putivorm ei ole praegu kõige parem. Väga hea, aga esimene rada on par 114 meetrit ja siin on vaja siis visata tagumisest mandopuust mööda ja korv on hoopis seal pool. Nii et ma proovin siis selle esimese viske. Sportify lehelt saab ka ägedaid luunasi. Elo esimene vise, Color Shift Z Luna. Ma lähen sellega. Teen mingi placement shoti, väike aiser. Noh, luuna nagu luuna ikka. Sirge, super. Ja sealt peaks olema mul nüüd ilus vaade korvini. Nii. Nagu siis Roger rääkis, me oleme tulnud Männikule. Jätkuvalt ma mängin vasaku käega ja Roger siin rääkis ühest zone'ist, mille me loosime välja. Lihtsalt mainin, et ma välisin. Väga hea ketas on, ise lähen ka zone'iga peale. Kui Roger läksid otseliini, siis ma lähen proovin siit vasakult poolt Haiseriga. Sealt on võimalik saada iigliputile, kui läheb hästi. Nii et... Hopsti, ping-pong, väga hea. Mängid parri? Mängime. Kohe esimese viskega väike pahandus. Lähme proovime, mõte on siis selles, et läheksid otse, viskaks harbi sirgeks. Lähme vaatame, mis sellest välja tuleb. See ei jõudnud mitte kuskile või? Oi, kas enne või? Enne Vandot või? Ei, pärast ikka. Nii, siin on nüüd mitu käppi. Mängib par 4, tuletan meelde. Mul on otse, mul on vasakult tagur, fore. Proovime forega soojaks saada sealt ülevalt. Aga teeme natukene lihtsalt elu lõbusamaks ka, lähme sealt ülevalt vasakult. Ja nüüd kuku palun, lühike või? Gramm lühike, jah, aga ringi sees. Nii, me oleme siis jõudnud teise viskega, ma ei tea, kuhu iganes. Meil on siit mingi teoreetiline võimalus, kui me lähme siit nüüd väikest Anheiserit viskama, nii et me lähme proovime seda. Gramm lahja ketas selle jaoks, aga korv jälle. Väga hästi. Nii, testime siis Inner Color kuid uued, millega ma proovin puttida siis. Ja minu putt on 1,5 kuud, ma pole midagi teinud. Oi, kuidas see jälle see õljuma läks. Nõus nii japp, et paha hakkab, aga mina võtan parrisid. Oi, hästi. Nii, Männiku teine rada, 6 meetrit par 3, topelt mandaga. Vasaku käelise puhul tahab sükist eeskäe kerget Haiserit. Kes siis Järve videot vaatas, teab, et Jussi lemmik ketas on see Verdict Lucidix. Kui kellelgi kodus seisab, siis te võite mulle teada anda, sest neid ei leia mitte kuskilt. Nii, aga lähme proovime, vaatame. Läks õiget poolt. Sai mingi puu ja läks pikaks. Ja mina proovin võimalikult kaua putteritega hakkama saada. Talvel igaks juhuks Maria Liivamägi hakkas tegema birdie-bag'e. Näiteks ma pärast siin video lõpus saan öelda, kas need on asjalikud asjad ka või ei ole. Aga kätelt natukene niiskust ära saada. Tagur, seal on keskel täpselt üks mõnus puu. Ma proovin sellest paremalt poolt minna.
paremalt ta läks. Feidi siit opsi, palun. Alla täpselt. Jõudsime siis, ma ei tea, mis ta siis on. 4, 5. Ära nüüd eksi. Proovime mitte eksida. Super. Ka 3,5-4. Ilusad. Parridega alustasime, pördidega jätkame. Kolmas on par 376 meetrit, sirge tunneli vise praegu siin, päike sillerdab ka kenasti ja ilus vise kohe. Ma lähen Luunaga uuesti ja juba etteruttavalt ütlen ära, et kõiki radu me ei filmi siin, aga me anname lõpus teada, mis see skoor ikkagi kogu rajale tuli. Oi, puusse või? Ei lähe. Jätsin Annuka sisse. Oi, hea puu. Ta küll 76 meetrit ei tulnud, aga äkki on 10 sees. Nii, mina siis lähen Suspekaga. Ma tahaks ideaalis mängida teda vasak või nagu taguri üle minevu kõrnalt. Lähen vaatame, kas seda välja tuleb. Ja lahjaks jääb. Ja puu ka veel. Oh, jumal Jeesus. Ma seda lõppu ei näinudki. Ja lõpetasime augus. Jaa, me oleme väga ebamugavas kohas. Lähen proovime, mis me teha saame. Hästi. Oi, ikkagi mingi puu jälle. Siit vaatan paugi. Me jõudsime nüüd kuskile, ma ei tea, mis ta siit võib olla, 8, 9. No võib-olla isegi, ma arvan, et see on üle 10 tegelikult. Võib-olla isegi 10 väljas. Lähme proovime. Ja ei, täna on puud. Sa leiad kõik puud ülesse. On siin üle 10 kindlasti, aga siin ei ole ühtegi, siin ei ole pidamist. Rätik tuleb alla panna siis, kui ei ole üldse pidamist. Proovime keskenduda lihtsalt sellele, et anname talle täna kõrgust. Ja las teeb, mis teeb. Aps, ei tulnud. Aga siit võtsime ära ja lähme edasi. Mäiniku 4. rada. See on natukene teistmoodi, selle filmime ka ära. Ta on 116 meetrit, par 4. Tehniliselt siit on võimalik iiglit mängida, kui sa lähed siit üle minevat S-i loopima. Ma lähen peale eelmist katsumust, proovin nüüd kindla pördi võtta hoopis. Kindel pördi läheb liiga paremal ära. Ei, väga hea on. See on okei või? See on super. Nii, ma lähen Vanillaga, taguriga, mingi üleminev. Kui tuleb lõpus sellest üleminevast välja, on ma arvan okei. Oi, kui palju üle. Oi, issand. Sealt ma mängin parri, see on kuskil Narnias. Roger on eriti huvitava koha peale jõudnud. Ja, et siin ei sõida kedagi. Me mängime ilma OB-deta, kui keegi küsib. Mis tõttu, siin on küll dokid olemas. Aga ma lähen Cicadaga üle minevat. Proovin sellega jõuda võimalikult paremale metsa, et siis mängida parri. Ahah, see sai mingi puu ja kukkus otsa alla, aga ma olen üleval. Endiselt ma olen kehva koha peal, mulle tundub, et ainukene asi, mida ma päästmiseks saan teha, on mingi üle stabiilsem ketas, näiteks nagu Juss. Ja eeldada, et ma pääsen siit Haiseriga kõigest läbi ja ta skipib sinna korvile lähedale. Muidugi ma võin siit Annukuga ka proovida ujutada seda lähemale natukene. See üks sama puu, mida ei tohtinud saada pihta. Nii, mul on siit natukene trikivise, aga Roger on nii palju siin pahandust teinud, et ma andsin selle vahepeal ka võimaluse peale, siin on seda double bogey't 76 meelsel rajal. Et lähme proovime, võtame siit harbi, paneme väikse ees käe, loodame, et libisema ei lähe ja gramm lühike, ma kardan. No, aga putelist. Jah. Täna on põnev päev. Läheme siit eeskäepist, kes siin kunagi Männikul mängima tuleb või on käinud. Neid liine te ei näe, mida ma siin täna näitan teile. Tuleb küll tagasi, aga vara läks käest lahti. Oi, ja see veereb uuesti alla. Ei, see rada mulle meeldib. Nii, Roger katsetab ikka kõik liinid ära, mis siin OB väliselt pakutakse. See on mu 5. vise, ehk siis bogey. No Juss võttis juba ühe double bogey, ma ei saa ju kehvem olla. Seda ma kartsin jah, et see jääb ainsana sealt ette. Kurat, see oleks sisse läinud. Nii, ja nüüd oma 3. viset ehk birdie putti. Vaatame, äkki saab.
hästi ilus putt. Ja kui seni oli mina -1 peal, Juss +1 peal, siis nüüd mina +1 peal ja Juss nullis. Ja viies on par 379 meetrit. Me kõiki neid radu ei filmi. Jussi mikker saigi tühjaks, nii et see on praegu viimane, paar jätame vahele. Siin on tehtud väga põnevaks, ta tahab mingit sükest Heiser flippi saada tagant käe jaoks. Lähen Lunaga uuesti proovima. Muidugi eestkäega, kui sul on eestkäe üleminev süke Heiser flip sees, mul ei ole, siis saab seda ka. Ja tabasin esimest, aga mitte teist. Nii et nii siin juhtubki. Targad mehed on rääkinud kunagi, et kui sa ei ole rajas kindel, siis võta vähemalt ketas, millega sa oled kindel. Nii et vaatame, mis siin saama hakkab. Oba, aga kaugemale läks. Aga keeruline on see käpp. Vaatame ühe puteri teise puteri vastu Archer 3 ehk siis PA3 Luna asemel. Sama asi põhimõtteliselt. Võime isegi proovida stand stilli. No võib-olla oleks enne ka pidanud seda tegema. Hästi head postile pihta saanud. Oi. Siit on võimalik veel parri päästa. Näita, mis sa seal putitrennis siis nüüd õppinud oled ka? Ei pea panema õnneks. Natuke left side aga sees. Nii, me oleme jõudnud vahepeal mikrid laadida värki-särki. Me oleme jõudnud Männiku 10. rajale. Minul siis -1. Roger tegi siin päris palju pahandust, tal on +2. Ma teen täna üks huvitava lükke. Ma lähen hästi vaikselt viskan oma puttimisputterit. Tundub äkki hea mõte. Lähme vaatame. Ja ei olnud hea mõte. Üldse ei olnud hea mõte. Mina olen haamriga, mis on üks mul lahjamaid lähenemiskettaid ja ma proovin teha midagi, mida te teate, mulle ei meeldi mingi Heiser flip fore, aga võiks läbi saada. Suure tõenäosusega kas täpselt üle või sinna takistusse keset sisse. Jah, see teine variant, aga mandost läbi. See nagu on Murphy seadus, et kui Roger peab kaamera käima, siis läheb asi halvasti. Võtta see paugiselt. Nii, ja tuled natukene mulle lähemale. Ja läheb minema. Keegi hullem ei olnudki. Nii, annuka putt. Oi, see on stabiilne. No tegelikult ei ole ja midagi keerulist, see on mingi 5 meetrit, 5-6 meetrit. Täna on muidugi kõik keeruline. Kui ma ei ole 4 meetri sees, on täna keeruline, ma olen +3 peal juba. Roger teeb siin järjest kingitusi, nii et... Tuled nulli peale järgi vähemasti? Jah. Mina ei alusta, sina alustad. Vahelduseks võiks hästi mängida ka 78 meetrit par 3 lähen zone'iga. Ai, see on lühike. Vahelduseks võiks hästi mängida, aga jälle see on parri mängimine. Nii, ja tagur üle mina või? Mina lähen siukse huvitava kettaga nagu Clinic. Tänapäeval on see nimi Fuse. Mõnikord mängin esuriga, mõni päev taguriga, oleneb päevast. Vaatame, mis me täna teeme. Oi, pudis on auto teel ju. Oi, väga hea. Jah, kui sa sinna alla jäi, on hästi. Nii, me oleme jõudnud 12. rajale, 68 meetrit. See on nüüd saanud väiksema uuenduse, kui ta enne oli triple mando ja vasakule täiega, siis ta nüüd on triple mando pigem otse. Meil on siin päris hea tuul. Ma lähen harbiga, see äkki jääb sirgeks ja ei tee tuulega midagi. Ma loodan, ma saan väravast ka läbi. Ja läheks läbi ilusti. Täpselt triple mando alla, väga hea. Proovime zone'iga saada sellest tuules hakkama. No, ei olnud sirge, aga tegi seda, mida võiks üks pördi vahelduseks. Siin ei ole muud teha, kui jump putiga minna korvi alla. Ega siit
no võib-olla kuskilt tulevad saab topsi panna siit, aga mina ei tea. Kuule, äkki jäi vähemalt seisma. Nii, üks siin ja väike putt on. Joshil õnneks putiga probleemi ei ole, lihtne parr. Ja mina võtan siit vahelduseks ühe birdie. Me oleme vahepeal mõlemad +2. Jah. Tahad sa kommenteerida? Noh, tead, ketas peab viskama ka selle jaoks, et ta korvi jõuaks. Noh, proovime nüüd. Raskel rajal. Aga ja näed, ütled Rogerile, mulle ei meeldi see rada, Roger võtab kaamera kätte. Ei oska üldse otsa visata. Kuule, täna tuli välja. Täna tuli välja. Hästi. Nii ma proovin haameriga tabada, natuke mingit käppi, tuul on vastu ka. Ai, sinnamaani on ilus. Lähen siit forega. See on päris Narnia on see. Lähme siis puti liigutusega, sellega jõuame karjule lähemale, ma arvan. Jah, ilus kaader vähemasti. Päris kena vaade on, jah. Putime ka vahepeal. Väga hea ja tagasi +1 ja mina võtan siit +3 ennast. No nii, 21. par 438 meetrit, vahepeal on skoorid niimoodi, et mina olen +1 peal, Juss on -2 peal. Nii et täna mul ei ole võimalust enam kahjuks teda võita, tubli töö Juss. Aga nüüd vaheinfo, Maria Liivamäe birdie-bagid ka päris head, kirjutage talle. Aga taguri selline väike haiserist üle minev ja proovime võimalikult kaugele jõuda jällegi peale seda, kui üks üllatav inimene sealt eest ära läheb. Mine üle. Läheb, aga mitte piisavalt palju, liiga suur haiser. Distantsi mõttes okei, no soti saab ikka kätte, aga palju haiserit. Nii, nagu Roger ütles, viimane rada. Kui ma pekki ei keera midagi, siis mul õnnestub täna võita, ehk siis yes, täna minu päev. Skoorid on muidugi sellised, et noh, ma ei tea, kas männikut üldse julgeks kaamerasse näidata, et siukest niimoodi saab mängida männikut. See on aus, jah. Aga lähme proovime sisse mängitud stiletto sirgeks ja võiks kuskil jõuda. Aba. Ja sellepärast ta täna mind võidabki. Ja pole isegi paha distantsi mõttes, me oleme mõlemad tegelikult sama kaugusel. Aga mul tuleb kohe Rasmus Metsamaa mõte meelde, kui tema vaataks praegu siin, siis ta mõtleb, ei, see on mingi lahjem fore annukas. Ma lähen zooniga, pühendusega härra Rasmusele. Noh, putil äkki. Nii, me oleme jõudnud Jussi jaoks üsna tavalisse kohta, ma üldjuhul olen kuskil siin perimeetris. Aga vaata, nii keskel fairway'l ma ei ole veel olnud. Ja ma nagu praegu pean tõsiselt mõtlema, mismoodi ma siit lähen nüüd. Raam lühike. Ainsad 2 putti, mis täna välja on tulnud, ei ole kaamerasse tulnud. Äkki nüüd tuleb? Ei tule, täitsa mööda. Nii, ja just suurendab oma dominantsi veel, -2 pealt, -3 lõpetab. Aba. Vähemasti parr. Aga esmalt aitäh vaatamast. Saate osaleda loosis, kui lähete Sportify lehele ja ostate mingi ketta, osalete selle zone'i loosis, mis ma enne näitasin. Ja siis ma võtan selle nii pidi korraks ja ütlen Juss, aitäh osalemast. Aga palun järgmise korrani jälle. Tänud tulemast ja teile kõigile, kes ei ole, siis pange subscribe ja like ja näeme järgmises vlogmasis. Siit on ka küsimus tegelikult. Nii. Kui teid huvitab, kuidas teeks Juss videosid, siis võite all kommentaarides panna, sest Jussi on väike mõte, ta on ostnud omale statiivi ja kõik asjad. No vot.
aga natukene jääb julgust puudu, et kui te mind all julgustate, siis ma võin proovida. Nii et kes annab Jussile piisavalt julgust, siis võib-olla näete veel, ma ei tea, kas just plaanis nüüd discgolfi videosid teha, äkki plaanib isegi. Ikka diski videosid, jah. No siis on, meil on Eestis vähe, just Tiia-ajas, sa muidu Tiia-aega oled kuulanud, mine vaata, see on päris äge podcast. Aga seal just rääkisime Maria Liivamäega, et Eestis on vähe tegijaid. Vot, kuulge, tšau-plau, häid lähenevad jõule ja järgmises vlogmesis näeme.